aga selles elus on meil füüsilise keha näol tegelikult kaasas üks imetlusväärselt nutikas kaaslane, kes aitab meil teha mõistlikke valikuid. Et sinnamaale välja, et kas üks väga trendikas ja ilus diivan, kas see on ka mõnus istumiseks, lamamiseks, olemiseks, kust me sellest aru saame? Füüsiline keha ütleb seda. Kas see jook, mis parasjagu klaasis on, kas see on liiga kuum või liiga külm meie jaoks? Keha räägib seda. Kas see lugu, kas see nali, mille sõber räägib, kas see on naljakas? Kas see teeb haiget, kas see on solvav? Kust me aru saame sellest? Füüsiline keha läbi tunnete annab meile märku sellest, kus me parasjagu oma eluga oleme, mida elu meiega teeb. Et niimoodi rääkides tundub väga lihtne, aga paradoksaalsel kombel ega me neid keha reaktsioone, keha sõnumeid tegelikult väga tihti tähele ei pane ja ega me neid väga tõsiselt ka ei võta. Et tegelikult see seisund, milles me elame, võib üsna pikka aega olla rõõmutu, see võib olla väsinud, keha võib olla tegelikult kurnatud ja vaevatud, kas liigsest tööst, liigsest vastutusest, sobimatust söögist, konditsioneeritud õhust ja tegelikult kehaga oma sõnumite näol, oma reaktsioonide vahendusel annab ka märku sellest, mida ta tegelikult vajab. Kas keha vajab puhkust, kas keha vajab värsket õhku, kas keha vajab liikumist, kas ta vajab teistmoodi toitu, kas ta vajab rohkem puhast vett. Et keskkond, milles me oleme, see mõjutab meie olemist ja keha reageerib tegelikult selle peale, mida elu meiega teeb. Ja seda tähele panna tegelikult aitab ka elus paremaid ja mõistlikumaid valikuid teha. Ja tänapäeval, kas kahjuks või õnneks, on meil võimalik hankida nii retseptiga kui retseptivabalt kõikvõimalikke aineid, mis aitavad keha lõõgastada, tuimestada, ergutada, rahustada, nii et elu saab edasi minna sellisena, nagu see siiamaani on läinud, aga pikemas perspektiivis see kõige paremat tulemust ei anna. Halvimal juhul see, mis võib juhtuda, on see, et ühel hetkel keharakud kusagil piirkonnas muudavad oma käitumist ja siis võib juba põhjalikumat sekkumist vaja olla. Ja väga sageli on ju nii, et me laseme oma elu, oma valikuid juhtida kõigel sellel, mis tuleb meist väljapoolt. Aga mis on tegelikult kehale väga tänuväärne tegevus, on see, kui tuua tähelepanu iseenda juurde, panna tähele seda seisundit, milles keha elab. Ehk see, kui me paneme tähele oma enda keha reaktsioone, see aitab elus teha ka mõistlikumaid ja paremaid valikuid.